Tervist, Fookuses saade taas eeteris ja teisel pool stuudiolaud ja on Veiko Vihuri, tere Veiko! Tere Markus! Täna arutleme natukene Eesti välispoliitika teemadel ja räägime sellest, et miks on Eesti välispoliitika arutelu lukku löödud. Niimoodi, et ei ole võimalik välispoliitikas ja julgeolekupoliitikas mingeid variante välja pakkuda, on ainult üks ametlik Stratkomi tõde ja seda justkui peavad kõik tunnistama, kõik avalikult välja ütlema, muidu oled sa kohe venemeelne, Putini-meelne, Kremli agent ja nii edasi. See on saate võib-olla teise poole teema, peateema, aga enne natukene räägime ka seda, kuidas Eesti Stratkom on reageerinud Ukraina täielikule korruptsioonile. Et eelmises saates me Varroga seda teemat käsitlesime ja Varro tõi välja ka oma nägemuse NATOst, mis siis lendas kaugemale kui Fookuses saade tavaliselt, mis ühtlasi on väga meeldiv, et Fookuses saadet kuuldakse ja kuulatakse ja vaadatakse, et mis siin saates räägitakse, see on ainult hea. Soovin ka kõikidele Delfi faktitšekistidele ning kõikidele armsatele kuulajatele, kes seda saadet kuulavad selle eesmärgiga, et siit midagi kõrva taha panna ja kuskilt üles kirjutada jõudu ja edu. Aga räägime siis tõepoolest täna Ukraina korruptsioonist. Meil Objektiivis on olnud hiljuti artikkel, kus võtab sõna selline mees nagu Steve Hanke. Steve Hanke on üks maailma tippmajandusteadlastest, kes majandusteadusega on tegelenud, siis tema nägemus peaks midagigi lugema. Ja Hanke ütleb seda, et Ukraina sõja ja abirahast on korruptandid pihta pannud 15–30%. See on muuseas selline peaaegu et konstant, et kui kuskil mingi sõda käib või kuskil midagi toimub, siis 15–30% mõnede majandusteadlaste arvates ka vasakule läheb. Aga mida see tähendab siis Ukraina kontekstis, kus siin hinnanguliselt on antud Ukrainale ümmarguselt kokku $360 miljardit. $360 miljardit. Ja mis need protsendid siis välja toovad, kui need niimoodi on Hanke hinnangul, siis Ukraina süsteem oleks pihta pannud $54–108 miljardit. Ja me loomulikult teame, et Jermak, Zelenski üks nii-öelda parema käe mehi on juba oma ameti maha pannud ning lubanud isegi vist rindele minna oma, ma ei tea, kas pattude hüvituseks või tõestuseks, et ta on ikkagi aus mees. Ja meie enda Stratkom on ka kuidagi sellisel viisil käitunud, et tundub, et nagu oleks meestel suu vett täis. Ja, ega ma ei olegi eriti lugenud meie Stratkomorite selliseid selgitusi Ukraina korruptsiooniskandaali kohta. Et meenub küll üks Rainer Saksa mõtteavaldus, mis oli pealkirjastatud umbes niimoodi, et Ukraina president on, Ukraina presidendi maine on saanud väga tõsiselt kannatada. Et seda nüüd me saame tõdeda, ja. Aga kui meenutame, kuidas Ukraina president käis paari aasta eest, see võis olla 24. aasta juunikuus või umbes sinnakanti, Kaja Kallas oli veel peaminister, võttis ta Stenbockis ilusasti vastu, kallistas, et siis oli Zelenski selline rahvusvaheline kangelane, sellise liberaalse lääne kangelane, kes siis võitles selle kurjuse jõudude ja kurja Mordoriga liberaalse demokraatia eest ja selle eest, et Ukrainas saaks ka kehtida aus homoabielu, nii nagu kõikides arenenud lääneriikides. Ja nüüd siis korraga meie üks esistratkommar Rainer Saks leiab, et ikka maine on natukene kannatada saanud, midagi ei ole teha. Aga kui sa mainisid neid rahasid, mis erinevate arvestuste kohaselt vasakule pandud on, sadades miljardites siis tõenäoliselt, siis maksab juurde lisada siia, et ju ka Eesti riigieelarvest läheb igal aastal üle 100 miljoni euro
Ukraina abistamiseks. Seda nimetatakse Eesti sõjaliseks abiks ja see on just Kaja Kallase ja Zelenski vahel sõlmitud pikaajalise toetamise ja julgeolekukoostöö kokkulepe, mis ma isegi ei oska öelda, kui mitmeid aastaid see kehtib, aga kuni 2027. aastani, ehk siis selle Riigikogu koosseisu volituste lõpuni Eesti annab siis Ukraina heaks igal aastal 0,25% SKP-st, sisemajanduse koguproduktist, mis siis teeb ümberarvestatuna üle 100 miljoni euro. Ja nüüd ma nägin, kuidas ühte uudist, mis rääkis sellest, kuidas Kristen Michal vist Saksamaal olles kiitles sellega, et tänavu on see juba üle 0,3% Eesti SKP-st, ehk siis julgelt üle 100 miljoni. Ja see on siis see abi, mida Eesti annab puhtalt sõjalise toetamise mõttes. See loomulikult seda raha ei viida kohvritega Jermaki kabinetti või Zelenski kabinetti, et suure tõenäosusega seda kulutatakse nõnda, et mingisugune osa läheb Eesti sõjatööstusele, läheb siis mingite hangete läbiviimiseks, mida siis Ukraina on soovinud Eestilt saada, mingis mõttes toetatakse siis niivõrd kuivõrd ka Eesti majandust, aga ikkagi, kui me mõtleme selle peale, et Ukraina kui riik on läbinisti korrumpeerunud ja seda võikski tegelikult nimetada läbikukkunud riigiks, failed country. Et see korruptsioon on seal nii süsteemne ja nii sügav, et tegelikult ei ole ju vahet, kas praegune Zelenski pande seal valitseb või tuleb keegi teine, ka need eelnevad panded, kes seal võimul on olnud, Poroshenko oma, Janukovitši oma, kõik on vargapanded olnud, et kui me nüüd meie paneme oma inimeste arvelt, tädi Maali, onu Jüri arvelt, paneme need rahad Ukrainas tuuri, toetada siis ühte või teist asja, mida me arvame, et Ukrainal on vaja, et siis see on ka kindlasti üks mõttekoht, ma arvan, sellele valitsusele mitte, sest see valitsus ei kuula kedagi, aga võib-olla siis tulevastele valitsustele, et niimoodi Eesti rahva raha kulutada Ukrainasse on vastutustundetu, see on sama vastutustundetu, kui me jätkaksime Lehtme ja Slava Ukraini toetamist, et lihtsalt raha on vaja ja inimestel on seda kaastunnet veel, enam ei ole muidugi ja ma arvan, et see ka riiklikul tasemel saab ühel hetkel otsa. Seda, et Ukraina on olnud korruptsioonipesa ja failed state, nagu sa ütlesid, läbikukkunud riik, seda tegelikult teavad ju kõik. Seda teadis Bideni valitsus ja Bideni režiim, seda teadsid Euroopa Liidu juhid, see oli laialdaselt teada tuntud tõde, et Ukrainas valitseb korruptsioon. Meiegi rääkisime seda siin Objektiivis juba mitmed aastad, nii, et Ukrainas tõenäoliselt pannakse väga-väga palju vasakule seda raha, mis antakse. Nii, Eesti Stratcom on aga ju teinud näo, just kui Ukrainast oleks saanud üleöö 24. veebruaril, mis see siis oli, 2022 või, oleks saanud selline muster riik, kus äkitselt mitte midagi kõrvale ei panda, ka viited sellele, et Ukrainas võiks olla korruptiivset tegevust, on nii-öelda selle püha sõja raames täiesti keelatud, selliseid vihjeid ja viiteid teevad loomulikult putinistid, neid ei saa usaldada, niimoodi sellist diskussiooni ei saagi välja tulla üldse, et Ukrainas seda ka meie raha, mis me sinna paneme, oleks kuidagi mingisugusele Jermaki või teiste riigiametnike ja riigi juhtkonna kontodele miljardites laotud. Nii. Et see on olnud ju Eesti riigi ja Kaja Kallase, Euroopa kõrge välisesindaja selliseid peamiseid ideid. Nii. Aga nüüd on ju välja tulnud, eks ju, et asi on väga-väga tõsine. Ja kuidas nüüd siis kogu meie Stratcom reageerib? Seda me oleme ka rääkinud nagu erinevates
instantsides juba, aga Stratcom reageerib umbes niimoodi, et nii nagu Saks ütleb, et Ukraina presidendi maine on saanud väga tõsiselt kannatada, et kujutate ette, teda nüüd ümbritsevad sellised korruptiivsed ametnikud ja Zelenski maine, olles ise puhas nagu prillikivi, on saanud nüüd tänu nende tegevusele, kes on Zelenski režiimis vasakule pannud seal kümneid, võib-olla üle 100 miljardi dollari või euro abitoetusi, nii et tänu sellele on asi saanud kannatada. Võime siit lugeda siit uudisest ka, mida siis Rainer Saks ütleb. Julgeolekuanalüütiku Rainer Saksa sõnul on Ukraina president Volodymyr Zelenski maine saanud tõsiselt kannatada selle tõttu, et ühelt poolt korraldas vargust tema meeskonda kuulunud minister ja samal ajal üritas presidendi kantselei eesotsas Andrei Jermakiga korruptsioonivastast võitlust enda kontrolli alla võtta. Presidendi reaktsioon toimuvale jäi aga aeglaseks. Kujutate nüüd ette, kulla inimesed, presidendi reaktsioon millegi pärast jäi sellele miljardite korruptsioonile aeglaseks. Ja mitte sõnagagi ei mainita seda, et aga võib-olla peakorruptant on mees nimega Volodymyr Zelenski. Nii. Võib-olla tema on kogu selle asja nii-öelda orkestreerija. Võib-olla tema maine on see, mille USA praegune välispoliitika on pannud põhimõtteliselt kaalukausile, et sa mees nüüd tuled ja teed selle rahulepingu ära või me võtame sind kinni. Nii. Ja nabime sind kinni, pöörame tagurpidi ja hakkame lihtsalt kõiki neid taskuid, mis sul on, tühjaks raputama. Nii, et seda loomulikult meie nii-öelda Stratcom absoluutselt ei maini. Ja ma tegelikult tahaksin küsida nagu Rainer Saksa ja kõiki nende Stratcomi spetsialistide käest, et kas te reaalselt usute ka seda juttu, mida te räägite. Tegelikult see küsimus on olnud mul juba pikemat aega, aga näiteks selles küsimuses nii, et te olete natukene elukogenud inimesed, ma loodan vähemalt, aga et te vaatate Ukraina korruptsiooni ja toote välja Saksa isikus sellise lause, presidendi reaktsioon toimuvale jäi aeglaseks. Nii, kas te reaalselt usute seda, et Zelenski on puutumatu korruptsioonist? Nii, kõik teie, kes Stratcomis olete, kõik teie, kes te olete Eesti militaarjuhatuses, kes te olete Kaitseministeeriumis, kes te tegelete kaasa arvatud Eesti Rahvusringhäälingu vahendusel Eesti rahva ajude pesemisega, kas te reaalselt ka usute seda juttu, mida te räägite? Nii, ja mina arvan, et ei usu. Ma arvan, et nad teavad küll, et asi on tegelikult vägagi mäda, aga nad räägivad seda lihtsalt nii-öelda vanast rasvast, nad räägivad seda lihtsalt sellepärast, et nad teevad tööd. Nende eesmärk on Eesti rahva ajude pesemine, Eesti avaliku arvamuse kujundamine, vastu võtvaks sellele, mida Eesti ka praegu teeb, ehk siis Ukrainasse miljonite ja kümnete miljonite kantimine igal aastal, nii et teha see asi söödavaks Eesti publikule. Et ma saan veel aru, et tõepoolest mingisugune tädi Maali või onu Jüri kuskilt maalt mõtleb, et tõepoolest, et meie see Zelenski, keda sa mainisid siin, eks ju, kes Eestis võeti vastu, kui ma ei tea, kultusfiguuri. Ma tundus, et nagu me oleksime suure Ukraina religioosse kultuse osad ja meile tuleb nüüd see religioosse kultuse sekti juhtfiguur külla ja põhimõtteliselt kogu Eesti Vabariigi seadusandlik organ ehk Riigikogu, kogu valitsus käib ja kummardab selle kultusfiguuri ees ja põhimõtteliselt selline tunne on, et kui katoliiklasele tuleks paavst Eestisse külla, siis me oleksime kõvasti vaoshoitumad ja rahulikumad ja väärikamad kui kogu see Eesti poliitiline eliit, kes oma nii-öelda usuisa nägi nüüd siin Eesti pinnal ja kuidas seda vastu võeti. Et ma arvan, et loomulikult ei usuta seda juttu, aga täiesti küüniliselt, täiesti teadlikult valetatakse ja kujundatakse rahva arvamust sinna selleks, et kaasa arvatud, et Eesti saaks oma kümneid ja kümneid miljardeid sellesse korruptsioonipessa, sellesse mutiauku edasi kanda. Ja ma tahtsin vahele pista seda, et kui usuisa, nagu sa ütlesid, käis Eestis,
siis parlamenti ilmus üks Reformierakonna saadik, kuidas tema eesnimi on, Vaga on perekonnanimi, ju lausa Ukraina lipp põlgade peal. Et vaat niimoodi võeti usuisa vastu, et ikka Ukraina värvides ja üleni ja see on ka selles mõttes ju täiesti loogiline, et mina kui teoloog, kiriku ajaloolane vaatan huviga teinekord, et kuidas siis nii-öelda konkureerivad religioonid käituvad. et meile ju ehitatakse ka Ukraina baasil üles sellist ilmalikku religiooni, ühte sellist kvaasireligiooni, kus siis Ukraina on pandud võitlema meie Eesti vabaduse eest. Et tuletame meelde seda retoorikat, mis siis pandi peale 2022. aastal, kui algas see laiaulatuslik sõda, täiemahuline sõda Ukrainas, et Ukraina võitleb Eesti eest. Ukraina võitleb Eesti vabaduse eest. Ja sinna siis liituvad veel sellised avaldused, et Ukraina võitleb Eesti põlisvaenlasega. Ma seda, kui mul hiljem meeles on, püüan kommenteerida seda põlisvaenlase teemat, et kes on meie põlisvaenlane. Aga Eesti on muutunud üleöö selliseks väike Ukrainaks. Igal pool me näeme riigiasutustel Ukraina lippe. Riigi poolt rahastatavad asutused, ka kultuuriasutused, on võtnud Ukraina värvid oma sümboolika juurde erinevatel siis veebiväljaannetes, kodulehtedel domineerivad siis Ukraina värvid. Alles mõne päeva eest Varro Vooglaid juhtis tähelepanu sellele, et Tartu Ülikooli logo juures on siis Ukraina lipuvärvid, aga Eesti lipuvärve seal ei ole enam. Et kui arvestada seda, et kui palju on meie selline süvariiklik ja riiklik strateegiline kommunikatsioon näinud vaeva sellega, et samastada Eestit Ukrainaga või lasta meie inimeste peas ära teha see tehe, et Ukraina see võrdubki peaaegu nagu Eesti. Ja me oleme kuidagi mingisugusel kõrgemal tasandil kuidagi ühendatud. Kuigi Eesti on soome-ugri rahvusriik, ja Ukraina on slaavi riik, Eesti on siis valdavalt luterlik või ütleme läänekristlik, taustalt siis Ukraina on idakristlik, õigeusklik, nende peamine kirik oli ju pikka aega Moskva patriarhaadi osa, nii et selles mõttes, kui me räägime Ukrainast, siis igasugused sisulised kokkupuuted Eestiga ju puuduvad. Rääkimata ajaloo ümberkirjutamisest, et see vana Vene riiklus on muudetud Ukraina riikluseks ja peaksime siis ütlema, et muistne Novgorod ja muistne Pihkva, kus siis valitsesid Rurikovitšid, Kiievi dünastias siis, eks ole, kõrvalharud, et siis eestlased on omal ajal siis kas võidelnud ukrainlastega koos või ukrainlaste vastu, Vjatško ja Meelis, nagu see kuulus skulptuur on seal Tartus siiamaani. Käisin seda muideks vaatamas alles mõne kuu eest. Et ühesõnaga, et võttes arvesse, et kuidas Ukraina on meie Stratkomi poolt muudetud selliseks Eesti alter egoks, on ju täiesti ootuspärane see, et ega me ei saagi rääkida Ukrainast ja Ukraina korruptsioonist teistmoodi nagu süvariik või ütleme siis Stratkom, riiklik Stratkom räägib, et üldiselt on ikkagi Ukraina jätkuvalt eeskuju meile kui rahvas, kes tahab Vene ikke alt vabaks saada, kes tahab saada moodsaks lääneriigiks, tahab vastu võtta liberaalse demokraatia, kehtestada ausa homoabielu ja muud õigused ja vabadused anda vähemustele ja selles mõttes nad valivad ja on valinud sama tee, mis Eestiga on valinud, aga on mõningaid probleeme. Esineb üksikuid puudusi. Et Zelenski oleks siiski võinud nagu paremini seda kaadrit valida sinna presidendi kantseleisse, eks ole. Et kas ta seda Jermaki oleks kindlasti pidanud panema või mõned teised sõbrad, kes tal on nüüd ära putkanud Iisraelisse, mis on ka väga huvitav, et ja isegi kui ühel päeval Zelenski langeb, ma arvan, et see päev ei ole kaugel enam. Ma arvan, et see päev on tegelikult üsna lähedal.
et sõltub muidugi sellest, et kas Zelenski teeb ameeriklaste ja siis konkreetselt Donald Trumpi administratsiooniga koostööd või ei tee. Et kui ta teeb koostööd, siis talle võidakse teha pehme maandumine. Aga kui ta koostööst keeldub, siis ma arvan, me võime isegi näha, kuidas need samad organid, korruptsioonivastased organid tulevad Zelenski ukse taha. Need samad organid, keda ta üritas suvel siis, eks ole, ruineerida, allutada siis sisuliselt presidendi administratsioonile ja mille peale siis Rainer Saks ütles, et natukene aeglane oli see Zelenski, et oleks ikkagi pidanud kiiremini reageerima, et mitte nii laskma siis Jermakil seal toimetada niimoodi. Et tegelikult, kui me räägime korruptsioonist, siis me võime üsna kindlad olla selles, et see on läbiv süsteemne probleem Ukrainas, et tegelikult see riik on läbinisti mäda ja kui ma seda ütlen, mul on seejuures kahju Ukraina rahvast, Ukraina inimestest, nendest, kes on sunnitud võitlema rindel Venemaa vastu, Vene vägede vastu, kes saavad sealt surma, tsiviilisikud, kes saavad kannatada, kes peavad oma kodudest lahkuma, selleks, et presidendi sõpradel oleksid kullast vetsupotid, saaksid olla. Kusjuures selles mõttes on ju ring täis saanud, et kui oli Maidan 2014. aastal ja sunniti Janukovitš riigist põgenema, et siis näidati ju ka tema neid villasid ja lossi ja paleesid, kus olid ka kullast vetsupotid. Näidati, et näete, milline suur oligarh ja nüüd putkas ära Venemaale. Ja nüüd tuleb välja, et Zelenski sõpradel on täpselt sama harrastus, et palju õnne. Jah, see ring on täis saanud tõepoolest. Kui vaadata nüüd Eesti suhtumist, siis 3 aastat järgemööda oleme põhimõtteliselt olnud selline, tõepoolest tundub nagu Ukraina koloonia oma sümboolikalt. Et vaadata nüüd seda sama, millele sa viitasid siin Tartu Ülikooli, jah, ütleme siis selle sama slaavikeelse nimetusega, oblast. Ja kui vaadata seda, millele sa viitasid Tartu Ülikooli märk, siis tegelikult Eesti on teinud omale mingisuguse avalike suhete ja sotsiaalmeedia templeidi. Ma hakkasin vaatama, sellepärast, et Tartu Ülikool on pannud enda asutamisaasta ja Tartu Ülikooli peahoole sinna, aga teiseks on seal kohe Ukraina lipp. Ja see idee kordub põhimõtteliselt ka Eesti riigi asutuste sotsiaalmeedia kontodel. Võtame näiteks Kultuuriministeeriumi, siin on Eesti Vabariigi vapp ja 3 vapilõvi ja Ukraina lipp seal juures. Lähme isegi niivõrd strateegilise ministeeriumi juurde kui Kaitseministeerium. 3 lõvi ja Ukraina lipp. Ehk siis Eesti Vabariik kasutab oma sotsiaalmeedia kontodel riigiasutustest, asutuste sotsiaalmeedia kontodel sellist template'i, sellist valmis tehtud asja, mis on pandud kõikidele riigiasutuste sotsiaalmeedia kontode avapildiks. Nii, meil on Ukraina lipp ja Eesti Vabariigi 3 lõvi. See on väga, kuidas öelda, see näitab seda täielikku sellist kapituleerumist Stratkomi kõikvõimsale sellisele narratiivile. Eks ju. See näitab seda usukultuslikku lähenemist, et Ukraina sõdib meie eest, et Ukraina on justkui Eesti rahva keele, kultuuri püsimise üks garante. Nii, et oleks justkui mingisugune põhiseaduslik element meie riigi praeguste struktuuride juures, mille küsimuse alla seadmine on vaata, et peaaegu Eesti Vabariigi reetmine, meie huvide reetmine. Nii. Ja see on nüüd üks tasand, mida siin ka Varro Vooglaid on rääkinud oma lipuseaduse parandustes, et tegelikult tuleks lipuseaduses väga selgelt öelda, et Eesti riigi ametlikel asutustel seda saab ehtida ainult Eesti Vabariigi lipp. Väga lihtne. Mitte mingisugust muud lippu seal olla ei tohi. Ja sellega on näidatud ära tegelikult Eesti suundumus, selline täiesti pime suundumus Ukraina suunal
ilma igasuguse kriitikata, ilma igasuguse nii-öelda topeltmõtlemiseta, siin on ainult see üks tõde ja seda ühte tõde tuleb kõikidel tunnistada. Kusjuures see üks tõde nüüd mureneb põhimõtteliselt kõikidest otstest. Näiteks teenekas erukindral Michael Thomas Flynn USA's on X'is sotsiaalmeedias avaldanud arvamust, et Zelenskõi tuleks arreteerida. Nii, tegu ei ole mingisuguse suvalise mehega kuskilt sotsiaalmeedia avarustest. Tegu on kindraliga, kes ütleb, et see mees, kes on pihta pannud kaasa arvatud USA maksumaksjate rahast eraldatud toetusi Ukrainale, miljarditega ilmselt, tõenäoliselt. Tuleks arreteerida USA poolt, et siin ei ole mitte midagi, mingisuguseid muid lahendusi enam olemas. Nii. Ja seal öeldakse see avalikult välja, seal ei mängita mängu, et Zelenskõi on puhas poiss, kes on ümbritsetud korruptiivsetest pojaaridest. Ei, seal öeldakse see rahulikult välja ja tähendab, on ilmselt väga selge see, et USA eriteenistused teavad suurepäraselt, mida Zelenskõi selle rahaga on teinud, kui suures mahus Zelenskõi ise on seda raha kõrvale pannud. Ja nüüd on lihtsalt küsimus selles, et kas neile on kasulik praegu veel välja tulla sellega, et panna Zelenskõi põhimõtteliselt seina äärde ja ütelda, et sa oled korruptant ja arreteerida ta, või on kasulik praegu mängida nii-öelda tulevase rahukokkuleppe tingimustes veel sellega, et pressida talt välja see rahulepe. Muidu võib tulla see, et sind pannakse mees vangi või ma ei tea, lastakse üldse Ukraina konstitutsioonikohtu ja tribunali poolt seina äärde panna ja maha lasta. Et Ukraina rahvas, see on väga tõsine asi, eks ju, meil käib sõda praegu siin, Ukraina rahvas võitleb oma ellujäämise eest Venemaa vastu ja need vahendid, mis on antud võitluseks vaenlase vastu, on osa seltskonna poolt kõrvale pandud ja mitte mingisugune hädised 800 miljonit, nagu me teame ühest sketšisaatest Eestis Peeter Oja ja Hannes Võrno rääkisid Gert Ämmapetsi juhtumist, et oli 800 miljonit ja no enam ei ole. Nii, oli reegel, võta, aga pane tagasi. Nii, Peeter Oja hakkas naerma selle peale, võta, aga pane tagasi. Nii, et oli selline reegel, aga näed, sai ka tagasi pandud, aga nüüd ei ole enam. Midagi ei ole enam. Ja ei ole enam 800 miljonit. Me räägime siin mõningate hinnangute järgi põhimõtteliselt kuni 100 miljonist. Seegi võib olla veel tegelikult tagasihoidlik hinnang. Me ei tea tegelikult, kui suur see on. Ja miljardist. Nii. Et me ei tea, kui suur see tegelikult on. Et USA's kostavad hääled, et mees tuleb kinni võtta. Nii. Mees tuleb kinni võtta ja muidugi tõesti vägagi sümptomaatiline on see, et Zelenskõi kabinetis on väga palju inimesi, kes on olnud seotud niivõrd palju Iisraeliga, et on nüüd põgenenud ja putkanud Iisraelisse ära. Jermak minu teada on samuti juut, Zelenskõi on juut, nii et tegelikult ma arvan, et siin võib juhtuda niimoodi, arvestades seda, et kuhu nad on putkanud ja milliseid sidemeid võib olla Zelenskõil, et tegelikult tuleb Iisrael, arvestades ka tema väga tõsist mõju USA ja lobi USA valitsusele ja mõju ka Trumpi üle, et tulevad välja ikkagi mingisugused juhtmed ja ütlevad, et ei, meie poisse siin nüüd ikkagi niimoodi päris vangi ei panda. Zelenskõi transporditakse Iisraelisse ja nendest miljarditest saavad ilmselt ka Iisraeli asutused nii mõnegi hea noosi, et ega siis inimene ei pane omale 10 miljardeid pelgalt endale ainult pihta, vaid ta tekitab terve sõltuvussuhete ringi, terve nii-öelda kinnimakstud inimeste ja huvitatud inimeste võrgustiku, kes kõik langevad, kui tema langeb. Nii et saab näha, mis Zelenskõiga toimub, aga vähemalt üheks nii-öelda konkreetseks jõuõlaks on see küll praeguse režiimi survestamisel rahulepingusse. Siin on muidugi see, et meil on Kaja Kallas ja teised rääkinud, kellest isegi muuseas meie peavoolumeedia ütleb,
et Kaja Kallase aktsiad langevad, Mart Raudsaar kirjutab Postimehe arvamuste tema aktsiad ka langevad. Juhataja, et isegi Kaja Kallase aktsiad langevad ja ei ole sugugi vähe kõlanud ka seda väidet sotsiaalmeedias, et üks, keda siin on kinni makstud, nii, see on jällegi hüpotees, toonitan, ma ei väida midagi kindlat, aga üks, keda on kinni makstud Ukraina režiimi poolt ja põhjus, miks Euroopa Liit praegu nii täiesti meelevigaselt seda Ukraina kaarti taob, iseenda huvide vastaselt ja tegelikult Ukraina rahva huvide vastaselt, olles vastu Ukraina praegusele rahulepingule või sõlmitavale rahulepingule, on see, et osa nendest miljarditest on jõudnud ka siin Euroopa eliidi käsutusse, ütleme nii. Kui arvata seda, et milliseid suhteid von der Leyenil või von der Layeril, nagu teda Laier on, nagu teda on mõningates kohtades mõnusalt ja muhedalt sedastatud sellise nimega, siis ei ole sugugi võimatu tõepoolest, et kogu see Euroopa meelevigane eliit on saanud osa sellest ja käitub täpselt sellepärast sellisena, nagu ta käitub, tänu sellele, et kui pumba juures ollakse, siis nii mõndagi on peale pritsitud. Ja ma arvan, et see sõda on palju rohkem kui Ukraina vabadussõda, nii nagu seda selliselt haledalt on meie rahvale esitletud või siis teistpidi kangelaslikult, et vaadake, kui kangelaslikult ukrainlased võitlevad oma vabaduse eest. Et jah, lihtsalt ukrainlased võib-olla tõesti seisavad oma vabaduse eest ja oma riigi eest, sest selge on see, et vaenlane üle piiri tulnud, eks ole, üksuste ja soomustehnikaga, et see on fakt. Aga loomulikult see sõda on küll kõigi teiste sõda, mitte Ukraina sõda. Et seda nimetatakse küll Ukraina sõjaks, sest ta toimub Ukrainas, aga see on küll kõigi teiste osapoolte sõda. Et seal ei ole loomulikult mitte ainult Venemaa üks algataja, kes on siis, keda nimetatakse praegu agressoriks ja võib-olla rahvusvahelise õiguse järgi see nii ongi. Aga loomulikult selle sõja algatajate seas ja selle sõja pidajate seas on Euroopa riigid ja loomulikult Ameerika Ühendriigid. Ja seal on veel teisigi osapooli, eks ole, keda me kõike võib-olla nii avalikult ei tea ja ei näe. Ja ega Ukraina ise seda sõda pidada ei saaks, ei suudaks, sest suurem osa nende praegusest riigi eelarvest läheb ju sõja pidamiseks. Aga riik peab ju normaalselt või enam-vähem normaalselt funktsioneerima ju ka sõja ajal, eks ole, pensionid tuleb välja maksta, haridussüsteemi tuleb ülal pidada just ka nendes osades, kus otsesest lahingutegevust ei ole. Ja see tähendab, et Ukraina vajab igal aastal sadu ja sadu miljardeid või ma ei tea, kas sadu miljardeid, aga igatahes need summad on väga suured, mida siis nii Euroopa kui Ameerika Ühendriigid on andnud. Ja nende aastate jooksul Bideni valitsuse ajal Ameerika tegi väga suuri toetuspakette ka finantsiliselt. Nüüd Trumpi administratsiooni ajal need on, ma saan aru, kokku tõmmatud või ära lõpetatud. Nüüd Euroopa üksi rahastab seda sõda. Ja Trump on öelnud, et kui te tahate seda sõda edasi pidada, siis ilma meieta, aga te võite meilt relvi osta ja Ukrainale anda, kui te tahate. Et me ei ole selle vastu, et kui te meile maksate. Ja ma arvan, et Ameerika administratsioon ka Bideni ajal, ma ei ole kindel, kas Biden üldse millest aru sai, aga Bideni administratsiooni inimesed said aru küll, et seda raha, mis Ukrainasse pumbatakse, pannakse vasakule. Ja seda peeti ilmselt loomulikuks. Et see käibki kaasas selle asjaga, et lõppude lõpuks Jermak ja Zelenski ja teised, kes seal pukis on inimesed, kes organiseerivad seal tegevusi ja neilegi peab natukene peale pritsima. Et me saame aru sellest, et piiblis on selline väljend, et ega siis pahmast allava härja suud kinni ei seota, eks ole, ikka, lastakse natuke haugata sealt. Et peaasi, et oma tööd teeb, et ta ikka siis tallab seda pahmast, eks ole. Et see on Ameerikas olnud teada, aga lihtsalt nüüd on see olukord, kus Euroopa sõjapartei hakkas Trumpile vastu või Valgele majale vastu, keeldus seda sõda ära lõpetamast ja Zelenski
põtkis jalgu, mäletame seda kurikuulsat ovaalkabineti kohtumist, Valges Majas see toimus käesoleva aasta veebruaris, kus siis Zelenski välja visati. Et siis tuli lihtsalt leida need hoovad, kuidas inimest tuua uuesti kõneluste laua taha. Ja seda on nüüd Ameerika administratsioon hästi ilmselt ära kasutanud, ma arvan, et seal ongi nende käsi mängus, et ega siis nüüd see korruptsioonivastane büroo seal Ukrainas üksi ja oma peaga neid asju ei tee, et seal on kindlasti Ameerika seljatagune ja Ukraina nii-öelda sellel seltskonnal, kes selle võimu juures on väga raske sellele kuidagi vastu vaielda või kätte ette panna. Et see ei sõltu neist. Nii et ma ei tea, võib-olla me näeme neid vendi veel edaspidi Iisraelis, Jermaki ja Zelenskit ja võib-olla nad täidavad ka oma lubaduse rindele minna, et me näeme neid kuskil Gaza sektoris äkki kiiver peas ja siis võitlemas seal Iisraeli vabaduse eest, et saab näha, aga igatahes mina loodan küll, et Ukrainas siiski see rahu suudetakse sõlmida, mida rutem, seda parem ja seda parem muideks ka Eestile. Et loomulikult Ukraina rahvale endale on kõige parem, kui see õudus seal saaks peatatud, ära lõpetatud, et inimesed ei peaks surema ei rindel ega mujal ja et mingisugune kokkuleppe sünniks, et see nüüd on edasine küsimus, mis kujul Ukraina alles jääb, millistes piirides, milliste võimalustega, milliste kohustustega, aga Eesti peale mõeldes tähendab see ikkagi seda, et kui see sõda seal peatub ja ütleme Lääne ja Venemaa vahel tuleb mingisugune üldisem kokkulepe või ütleme siis Ameerika Ühendriikide ja Venemaa vahel, sest Euroopa Liit ei ole siin positsioonis, et midagi kokku leppida. Me näeme, et nad on täiesti võimetud midagi kokku leppima ja ilmselt nad ka ei taha midagi kokku leppida. Et see mantra, mida ka meie jutupaunikud jätkuvalt siin ju korrutavad, et me nõuame õiglast rahu, Ukrainas peab sündima õiglane rahu, Ukraina peab saama tagasi kõik territooriumid, Venemaa juhtkond peab minema tribunali alla, Venemaa peab maksma Ukrainale kinni kõik sõjakahjud. Me saame aru, ma arvan, et iga lapski saab tegelikult ju aru sellest, et sellist lahendust ei tule, sest lihtsalt ei ole seda realiteeti, et see saaks tulla sellisena. Aga kui Venemaa ja Ameerika Ühendriikide vahel tuleb mingisugune üldisem kokkulepe, et me ei sõdi enam üksteise vastu ja kindlasti mitte siin Euroopas ei sõdi üksteise vastu, siis tähendab see kergemalt hingamise võimalust ka meile Eestile ja annab ka meile lisaaega. Sest kui see konflikt ja vastasseis jätkub nii nagu Euroopa seda tahab või ütleme teatud Euroopa pealinnad, teatud Euroopa ringkonnad seda tahavad, siis ma kardan, et me oleme üsna varsti otseses konfliktis Venemaaga ja ma ei usu, et see meie riiklusele kuidagi kasuks tuleb. Ja kogu selle niinimetatud rahukõneluste või nende ürituste ajal, mida siis nüüd erinevates instantsides on läbi viidud, olgu Alaskas või olgu ka siin Witkoffi ja Vene diplomaatide vahel, Trumpi legaadi Witkoffi ja Vene diplomaatide vahel, siis üks on ju selge, et rääkides nüüd reaalsest rahulepingust on ilmsiks tulnud see, mida meile ju siin 3-4 aastat tagasi, kui keegi seda välja ütles Eesti Vabariigis, oli absoluutselt kindel Putini silt otsa ette, et Ukraina on proksisõda. Ukraina sõda peab USA Venemaa vastu. Euroopa on siis statisti rollis. Aga nüüd olukorras, kus on siis tulnud välja nagu reaalne võimalus rahulepinguks, on kõik statistid lükatud kõrvale. Üheks on loomulikult Euroopa,
nüüd kogu Euroopa ajakirjandus ja poliitika ja kõik nii-öelda süvariigi häälekandjad ohetavad pidevalt kõikides oma juhtkirjades ja arvamusavaldustes, kuidas Euroopa tähendus välispoliitiliselt on endisestki veel kahanenud. Nii. Von der Leyen ja Kallas on ei keegi maailma mastaabis. Rubio ei kohtu Kallasega. Nii. Ehk siis USA välisminister ei kohtu Euroopa nii-öelda omaenda partneriga. Nii. Vaid tegelikult nagu me täpselt siis, kui Trumpi administratsioon hakkas, me mõlemad rääkisime sellest, ma mäletan nii raadiosaates kui ka siin Focuses saates, et Trumpi administratsioon keskendub eelkõige nii-öelda konkreetsete rahvusriikide tasandi ülevalpidamisele. Aga Euroopa Liidu ja komisjoni struktuur jäetakse põhimõtteliselt täiesti kõrvale. Kui kellegiga suheldakse, siis üleüldse nii-öelda konkreetse rahvusriigi peaministri või välisministriga. Ja Kaja Kallas on üks selle veelgi, kuidas siis öelda, sügavamale vajuva Euroopa nägu, veelgi tähtsusetumaks muutuva Euroopa nägu praegu. Et vaene Kajakene ei sattunud kergel ajal olema Euroopa suur välisesindaja. Need ei vedanud tal Eesti valitsemisega, ei saanudki valitseda Eestit. Ei saanud valitseda Eestit, keeras Eesti pekki, aga nüüd tundub, et keerab ka Euroopa Liidu välissuhtluse pekki, et ütleme niimoodi, et see saab olema talle tema CV-s nagu kõva sõna. Okei, aga jätame selle praegu siia, jätame Kajakese siia praegu, aga tõepoolest, meil räägivad need osapooled, kes tegelikult sõdisid USA ja Venemaa. Nii, USA toonane administratsioon kasutas Ukrainat Venemaa nõrgestamiseks, teostas seal 2013. aastast peale riigipöörde, maidaniseeris Ukraina ja kasutas seda tegelikult juba Brzezinski doktriini järgi, 70-ndatel välja öeldud doktriini järgi Venemaa geopoliitiliseks nõrgestamiseks. Ukraina tuleb saada ära Venemaa vallast ja teha see Venemaale nii-öelda vaenulikuks maaks. Sellega ollakse nõrgestatud Venemaad geopoliitiliselt ja selle ütles Brzezinski välja 70-ndatel, 80-ndatel. Nii et Venemaa muidugi teab seda. Loomulikult Venemaa teab, see oli Venemaa punane joon algusest peale, et Ukraina liitumine NATO-ga on täiesti välistatud. Siin ei ole mitte mingit küsimustki. Nii, mindi edasi, saadi omale sõda, nii, ja nüüd tegelikult võib kogu Zelenski administratsioon ja ultimatiivselt kogu Ukraina rahvas, keda on veetud niavidi selle asjaga, kes on pandud tanki sõna kõige otsesemas mõttes, kaevikusse selle hullumeelse kava pärast kasutada Ukraina rahvast vahendina Venemaa nõrgestamiseks. Võite nüüd küsida, et kas tasus ära? Kas tasus ära see? Gruusia ütles, et ei, me ei hakka niimoodi käituma, me ei hakka kunagi seda küsimust küsima, et kas tasus ära. Ei, me me kehtestame neutraliteedi, me ei lähe sinna niimoodi, me ei maidaniseeri oma riiki ära, aga nüüd ukrainlased võivad küsida, kas tasus see asi nüüd ära. Kas on sellest tulnud tulu meile? Või oleks parem olnud siiski, kui me oleksime õigel ajal kehtestanud neutraliteedi, olukorras, kus Venemaa ütles väga selgelt välja selle, et NATO on punane joon. Nii, aga tõesti, mõlemal pool lauda on nüüd asja tegelikult protagonistid, tegelikult osalised, Venemaa ja USA. Ja statistid, näitlejad, kõik võimalikud klounid, kaasa arvatud Zelenski, kaasa arvatud Ursula von der Leyen on visatud kõrvale, neid ei võeta arvesse ja nende praegune roll on lihtsalt see, et võimaliku rahuleppe tingimustes kirjutada alla ja pidada suu kinni. Et see on see olukord, mis praegu on. Ukrainas vaatame tõepoolest, see saab olema nüüd tõe hetkeks kahtlemata, mis Ukrainas toimub. See saab olema nüüd üheks nii-öelda narratiivi murenemise hetkeks, kui nüüd kogu see avalang, mis sealt Ukrainas on, kogu see tohutu korruptsiooni avalang laotatakse reaalselt ka inimeste teadvusesse, ka peavoolumeedia on sunnitud sellest rääkima ja kõik need muinasjutud, mida Stratcom on meile siin peaaegu 4 aasta jooksul rääkinud, kõik need muinasjutud
kuidas Ukraina kaitseb Eestit ja kuidas Ukrainas ei ole korruptsiooni, kuidas seal ei ole proksisõda, nii edasi ja nii edasi. Kõik need hävinevad. Kõik need haihtuvad õhku nagu, ma ei tea, halb õhk lihtsalt. Nii. Need on vale narratiivid olnud ja nüüd on väga huvitav. Kas ja kuidas meie enda nii-öelda 4 aastat Eesti, ma mõtlen, üldsuse, avaliku arvamuse, 4 aastat trummeldatud vaene inimene, sellise pideva propagandaga trummeldatud vaene inimene seda nüüd vastu võtab. Sest see tuleb kõikidele nüüd. Nüüd pannakse teid põhimõtteliselt, head inimesed, kes te olete uskunud seda Delfi narratiivi, olete lugenud Rainer Saksa, olete vaadanud Aktuaalset kaamerat ja Välisilma dokki, mis sellele järgneb ja vaadanud niimoodi harda pilguga, et jah, et see on nüüd see maailm, mis tegelikult siin toimub. Nüüd teid pannakse näoga mutta ja öeldakse, et tegelikult kogu see asi, mis teile on räägitud, on olnud süstemaatiline vale. On olnud vale ja veel kord vale. Nii, teile on valetatud, kulla inimesed, ja ma tahan näha, mis nägu Saksad, Igor Tarod, teised kahtlemata ja ilmselt tõenäoliselt oleme siis täpselt sõnades tõenäoliselt kinni makstud loomulikult propagandistid siin teevad. Nii. Et väga huvitav hetk ja kuidas reageerib Eesti avalik arvamus. Meie oleme seda kogu aeg rääkinud objektiivis. Me oleme vahelduva eduga kogu aeg tilgutanud seda informatsiooni inimestele. Ja meil on olnud õigus. Meil on olnud COVID-i küsimuses õigus. Praegu on tulnud välja skandaalid kogu selle COVID-i vaktsiiniga. Nii. Meil on olnud õigus. Nii. Kellel on olnud õigus? Meil. Me oleme rääkinud seda algusest peale, nii. Meil on olnud Ukraina küsimuses õigus, me oleme kogu aeg tilgutanud seda informatsiooni siia avalikkuse ette, nii, meil on süüdistatud putinistideks, aga meil on olnud õigus, nii. Ja ma võin neid asju, kus meil on nagu õigus olnud veel nagu päris palju üles lugeda, aga selle tohutu valede kuhja, valede mäe ümber kukkumine ja varisemine, nii nagu paratuuri kokku varisemine sõrmuste isanda lõpus. See saab olema nagu raske inimestele, ma arvan, kes on kogu seda asja uskunud. Ju nad mõtlevad välja mingisuguse järgmise nii-öelda Ukraina või järgmise asja, mida siis inimestele ette sööta. Mäletame väga selgelt, kuidas COVID-i narratiiv lõppes nagu seina, nii, ja siis tuli äkitselt uus sotsiaalmeedia stikker, mida oli vaja peale panna endale. Ja see oli Ukraina lipp, mida Eesti Vabariigi asutused siiamaani kannavad. Nii. Ja see oli huvitav, et mõned isegi need, kes ei uskunud seda COVID-i tasandit, nad lasid ennast petta tegelikult sellest Stratkomil, mis puudutas Ukrainat ja astusid sellega ämbrisse niimoodi. Saab nüüd näha, et kui see on jälle uuesti kokku kukkunud, et mis siis järgmisena välja tuuakse? Ma tahtsin mõnes mõttes vastu vaielda isegi, et ma olen palju pessimistlikum. Ma arvan, et loomulikult see Ukraina narratiivi kokkukukkumine ühel hetkel tuleb, aga see kuidagi manageeritakse või pehmendatakse ära teise narratiiviga, mis on võib-olla üldse meie tuumnarratiiv. Ehk siis see narratiiv, et kuri imperialistlik Venemaa mõtleb päevast päeva üksnes sellest, kuidas ära valutada väikesed Balti riigid, eriti Eesti. Et Kremlis elab verise koonuga kuri Mutin ja kui ta hommikul üles ärkab ja silmad lahti teeb, siis ta kohe mõtleb, kuidas ta saaks Eesti ära võtta. Ja ta kutsub välja Šoigu ja ta kutsub välja Gerassimovi, kes need Hampelmannitelt kõik seal on, ja palub neil teha ettekande sellel teemal, kuidas Eestit ära valutada. Ja et mida täna saab selleks juba ära teha. Ma arvan, et see on selline tuumnarratiiv, mille ümber annab kõike muud ilusasti kokku kedrata, nii nagu seda Ukraina narratiivi, NATO narratiivi ja kõike muud. Sest sellest on tehtud selline eksistentsiaalne hirm tänapäeva Eesti inimese teadvuses. Ja ma nüüd tulen selle lubaduse juurde, mis ma saate algupoole välja käisin, et natukene rääkida sellest, kes on meie ürgvaenlane või põhivaenlane. Et tegelikult see ei ole sugugi nii endast mõistetav, et kui me seda tänapäeval mõtleksime.
et jah, kui küsida, et kust tuleb Eesti riigile eksistentsiaalne oht, siis keskmine inimene tänavalt loomulikult ütleks, et Venemaalt, mitte kuskilt mujalt, ikka Venemaalt. Aga veel enne teist maailmasõda oli meie ürgvaenlaseks sakslane. Ma ei tea, kui palju neid inimesi veel elus on, kes mäletavad seda tollast suhtumist ja hoiakut, aga vähemasti kui lugeda raamatuid, siis see tuleb ilusasti välja seal. Sakslane, kes siis ka ühe sellise rahvusliku müüdi kohaselt, nii nagu Jakobson ja teised ärkamisaja tegelased 19. sajandil selle välja käisid, rahvusliku müüdi kohaselt kannatas siis 700-aastast orjaööd, kus põhimõtteliselt saksa isandad peksid Eesti talupoega, peksid teda ja sundisid selle abil tööle sakslaste hüvanguks. Ja see viha, mis oli tekkinud sellest ebaõiglusest, paljuski ka kirjanduse poolt kujundatuna, vähemasti baltisakslased on ka seda kurtnud, et paljud sellised saksa vastu suunatud või sakslaste vastu suunatud kirjandusteosed nagu aitasid seda eestlaste teadvuses, seda klišeed või seda kujundit veelgi nagu süvendada ja kinnistada. Et muutus tuli alles 40. aasta ja ütleme siis ka 41. aastaga, eks ole, kui oli esimene küüditamine ja ütleme, tuli Nõukogude võim ja see ei olnud ju enam seesama Vene impeerium, mille osa me olime paarsada aastat eestlastena, kus me muutusime tegelikult ju kultuurrahvaks ja saime küpseks, et oma riiki luua. Et ma tahan öelda seda, et loomulikult Venemaa on pikka aega olnud meie naaber, Moskoovia, juba 16. sajandil. Ivan Julm või Juhan Julm tungis Eestisse, aga ta oli üks vallutajatest toona Liivisõjas, eks ole, mis käis siis Eesti ja ütleme vana Liivimaa alade pärast. Seal osalesid rootslased, seal osalesid poolakad, Taani võttis ära Saaremaa, ampsas endale ja loomulikult Vene sõdurite hirmutegudest on võib-olla rahvaluules jäänud kõige eredamad mälestused, ilmselt on need segunenud põhjasõja aegsete hirmutegudega. Tõepoolest, meil on olnud probleeme, aga ma tahan öelda seda, et Eesti rahvas jäi püsima ja võib-olla mitte tänu Vene võimule, aga siis sõltumata sellest, mida Vene võim, tsaari võim tegi siin. Et järelikult nad ei üritanud eestlasi ära küüditada siit tsaari ajal. Kuigi jah, ütleme, esimene venestamislaine tuli 19. sajandi lõpus juba, aga Vene impeerium varises kokku. Nüüd Nõukogude võim on selles mõttes ideoloogiliselt täiesti midagi muud. See oli siis, kui kasutada natside retoorikat, juudibolševike riik, millel oli selge maailmavalitsemise ambitsioon ja kus rahvused ei tähendanud üldse mitte midagi. Et vägivalda ja julmus pandi toime kõigi rahvaste vastu, kõigi rahvuste vastu. Rahvused tuligi ära hävitada. Ühel hetkel Stalin avastas, et parem on ikkagi tugineda vene rahvusele, selles mõttes vene rahvus muutus siis nagu Nõukogude Liidu selliseks kandvaks ja põhirahvuseks, kelle keelt tuli õppida ja tänu sellele tuli teine venestamislaine 70-ndatel, 80-ndatel aastatel. Ma pistan siia vahele, et tegelikult tasub ikka märkida ka seda tõepoolest, et kui me vaatame algset poliitbürood ja algset revolutsiooni nii-öelda kaadrit, kes Venemaal revolutsiooni ellu viis, siis paistab sealt ikkagi disproportsionaalselt seda, et suurem osa nendest inimestest on juudi rahvusest. Nii. Ja võib selgelt öelda, et mingil viisil oli see just nimelt ka selline juudi rahvusest revolutsionääride sõda vene rahvuse vastu. Sest kui nüüd vaatate seda, et kes nüüd kõige rohkem kannatasid tegelikult selle peal, siis vene rahvus ju seda tegi, et revolutsiooni all on kannatanud ju venelased ise kõige hirmsamini. Ja vaadates seda, et kes need siis olid, eks ju, siis algne poliitbüroo ei olnud niivõrd venelastest koosnev, kuivõrd tegelikult revolutsionäärsest juudi kaadrist.
No täpselt nii, jah. Ütleme siis seal oli mittevenelaste osakaal oli päris suur, et kõik ei olnud juudid, aga oli ka teisi mittevenelasi. Aga noh, see selleks, et see on lihtsalt selline ajaloolise tausta loomine. Ma tahan lihtsalt illustreerida ja põhjendada oma seda mõttekäiku, et eestlaste selline põhivaenlane või vaenlase kuju on muutunud. Ja see oli alles Nõukogude Liit, mis tegelikult muutis Venemaa meie selliseks põhivaenlaseks. Ma ei taha öelda, et Tsaaririik või Vene impeerium oleks nüüd, kui ta oleks püsinud, et ta oleks kuidagi eestlaste õigusi siin tunnustanud või andnud meile iseseisvuse ja kinkinud oma riikluse. Oma riik tuligi kätte võidelda, nii nagu vabadussõjas läks. Ja siis tõotas, ja see oli Nõukogude Venemaa juba, eks ole, kellega me seal sõdisime. Ja siis Nõukogude Venemaa tõotas meile igaveseks ajaks, ma ei tea, kuidas see sõnastus Tartu rahulepingus on, tõotas rahu, eks ole, ja see kestis 24. aastani, ehk siis see kestis kõigest mõned aastad. 1. septembril, me salvestame seda saadet 1. septembril, 101 aastat tagasi Detsembril, jah, toimus mäss, eks ole, või mitte mäss, vaid sinne putšikatse. Detsembri kuumus, jah, et loomulikult meil jääb see idanaaber alati siia kõrvale, et me ei saa oma asukohta vahetada ja see ka ei muutu ilmselt, aga me ei tohi lasta samas oma mõistust uinutada või ära segada sellistest riiklikust Stratkomi narratiividest, mis suunavad selle ainult ühte kanalisse, mille ainus eesmärk on tegelikult tekitada elanikkonna sellist paanilist hirmu, et nüüd Venemaa kohe tuleb, Venemaa kohe teeb midagi, et meil on vaja siia rohkem NATO-t, rohkem Ameerika üksusi, rohkem NATO tanke, meil on vaja integreerumist Euroopaga, kõike. Ja kui nüüd mõelda, et mille eest me siis nagu oma riiki ja oma rahvast siin kaitseme ju seda, et oleks alles suveräänne Eesti, et meil oleks iseseisev riik alles ja et meie rahvaseks püsima. Need on kaks asja, mille pärast me tegelikult ju räägime NATO-sse kuulumisest ja peame seda oluliseks. Ja mis on mõnes mõttes selline iroonia, ajaloo iroonia, me oleme oma suveräänsuse ära andnud läände. Meil ei ole enam suveräänsust põhimõtteliselt, sest Eesti rahva sõna Eesti riigis enam ei maksa. Meie põhiseadus on allutatud Euroopa Liidu õigusele ja kui Euroopa Liidu õigus otsustab või need otsustajad otsustavad midagi muud, mida ütleb meie põhiseadus, siis kehtib Euroopa Liidu õigus ja mitte Eesti põhiseadus. Ja kui me räägime Eesti rahva püsima jäämisest, et me kardame Vene okupatsiooni, et korduvad siis 41. ja 49. aasta sündmuse, jällegi loomavagunites veetakse 10 000 kaupa ära Siberisse, et siis me oleme ju teistpidi avanud oma uksed slaavi immigratsioonile, nüüd eriti just Ukraina sõjaga seoses. Oleme võtnud vastu üle 100 000 venekeelse inimese või vene keelt rääkiva inimese, kes on siis rohkem või vähem ukrainlased. Ja loomulikult me võtame vastu ju ka Euroopa Liidu kaudu tulevaid vennalikest vabariikidest Aafrikas, Aasias ja Araabia maailmas. Võtame vastu igasuguseid geeniusi ja tulevasi ajuteadlasi ja tuumafüüsikuid, eks ole. Nii et me oleme ise selles hirmus, et Nõukogude Liidu okupatsioon enam kunagi ei korduks. Oleme tegelikult andnud ära oma iseseisvuse läände, oleme sellest lahti öelnud, oleme selle loovutanud, oleme tegelikult valinud ida isandad tasemel lääne isandad. Ja mis see lõpuks vahet on? Vahet on ainult see, et meie eliit saab sellest ilmselt praegu rohkem kasu. Nad ei taha teenida Moskvat, kuna juba teenisime Moskvat 50 aastat ja lääne isandaid teenides ilmselt eliit elab palju paremini kui Moskvat teenides ja see ongi kogu see erinevus. Lihtrahvas muidugi, lihtrahva olu või elu ei lähe siin kellelgi korda. Poliitilisel eliidil ma mõtlen, eriti kui on väga suured summad mängus.
aga ma arvan, et Eesti eliit on tegelikult nõus ka palju vähema eest meie riikluse maha müüma, meie suveräänsuse maha müüma, meie huvid maha müüma ja laskma ennast instrumentaliseerida. Ehk siis ära kasutada Eesti riiki, Eesti rahvast selleks, et keegi teine läänes, kas siis Ameerika Ühendriikides või mingid globalistlikud ringkonnad Lääne-Euroopas või mingisugune transatlantiline jõuõlg saaks ajada siin maailma nurgas omi asju ja ajada oma nii-öelda sellist geopoliitilist kasu taga ja meile, nii nagu ka Ukraina rahvale, jääbki ainult see viletsus lõppude lõpuks. Ja ma usun veel oma mõttekäigu lõpetuseks, võttes seda kokku sellega, et me hakkame veel rohkem maksma, kui me praegult maksame, sest Ukraina tuleb aga üles ehitada. Ma arvan, et Ameerika Ühendriigid jätavad selle rõõmsasti eurooplaste hooleks. Trump ütleb, et me oleme Ameerikas juba küllalt maksnud ukrainlastele, et kui teil nüüd on vaja riik üles ehitada, et siis makske teie. Ja loomulikult Eesti on kindlasti esimeste hulgas, kes on valmis toetama Ukraina taastamist ja võib-olla juhtub veel see, et kui see Zelenski bande võetakse maha, ühed korruptandid võetakse rajalt maha, pannakse osad kinni neist, osad põgenevad Iisraeli, võib-olla mõni läheb rindele ka, et siis tuleb asemel uus bande ja nende taskud ei ole veel täis. Nende taskuid tuleb alles täitma hakata. Ja sinna hakkavad jällegi olema 100 miljardid Euroopa maksumaksjate rahast. Lõppude lõpuks ega seda ka Vene külmutatud vara, eks ole, ilmselt selle kallal ikkagi ei minda. Nojah, siin võiks öelda seda, et selle asemel, et kasutada loosungit arestige Vene külmutatud vara ja kasutage Ukraina ülesehitamiseks, siis esimesena võiks arestida kogu Ukraina praeguse juhtkonna poolt kõrvale pandud 100 miljardit ja sellega alustada Ukraina ülesehitamist, mis siis tõesti võib-olla osa jõuaks Ukraina uute korruptantide kätte, ei tea, ei oska öelda, aga igal juhul see oleks nagu õiglane lahendus. Mis puudutab sellesse nii-öelda narratiivi muutusesse, siis võib juhtuda, et sul on õigus selles küsimuses. Võib juhtuda, et ma olen olnud liiga sinisilmne selles vallas, et Eestis võiks mingisugune narratiivi muutus toimuda. Et on selge, et Stratcomil on väga tõsine haare Eesti ühiskonna üle ja see haare põhineb sellel, et seda sama nii-öelda, ma ei tea siis peale teise maailmasõja tekkinud sellist poolgeneetilist vene hirmu on pidevalt kogu aeg süstemaatiliselt üles õhutatud. Nii, seda on igapäevaselt üles õhutatud Eesti Vabariigis. Ja see tähendab seda, et mitte ei ole nagu üritatud seda sõjahirmu ja võib-olla Eesti tulevast neutraliteeti, eks ju, võimalikku neutraliteeti esitleda variandina, vaid kogu tänast nii-öelda establishmenti on üritatud selle hirmu abil püsti hoida. Tegelikult see on hirmu lõõtsumine ja hirm on see, mis kogu seda NATO transatlantilist establishmenti siin püsti hoiab. Nii. Ja kui vaadata seda, et milline võiks olla või peaks olema Eesti välispoliitikat, millistest eesmärkidest see peaks lähtuma, siis esimene eesmärk, mida ma suudan mõelda, on see, et ja kõige ülem eesmärk on see, et tuleb garanteerida Eesti iseseisvus. Tuleb garanteerida Eesti rahva, rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade, meie põhiseaduse vaimus. Nii, see tuleb garanteerida. Ja teine nii-öelda tuletis või derivatsioon sellest on see, et mitte kunagi meist sõltuvatel põhjustel minna relvastatud konflikti Venemaaga. See võiks olla nagu Eesti praeguse nagu välispoliitika üheks nii-öelda tuumaks, 2 peaprintsiibiks. Esimene printsiip ja selle derivaat.
kui vaadata seda, et kuidas Eesti praegune ladvik eliidiks ei paindu mul seda ladvikut keel nimetama, aga praegune ladvik on käitunud ja seda mitte nagu viimase, ma ei tea, 4 aasta jooksul, vaid tegelikult ma ütlen jo viimase 20 aasta jooksul, isegi viimase 25 aasta jooksul. Nii, kuidas see ladvik on käitunud, on ikkagi see, et kui kõige, kuidas öelda, positiivsema tõlgenduse sellele anda, siis oleks see, et võib-olla ongi need minu poolt mainitud 2 printsiibina vastu võetud ja õigeks tunnistatud, aga vahendid, mida selleks kasutatakse, on täiesti väärad. Et inimesed on niivõrd intellektuaalselt, moraalselt ja piiratud ja niivõrd lapsemeelsed ja infantiilsed, et nad ei suuda tegelikult nagu õigeid vahendeid selleks välja pakkuda, et säilitada Eesti iseseisvus ja mitte minna avatud relvastatud konflikti Venemaaga. See oleks kõige positiivsem tõlgendus, stsenaarium sellest, mis Eestis on viimase 25 aasta jooksul toimunud. Aga ma ei usu seda mingi nipiga. Ma arvan, et vastupidi, praegune ladvik on valinud juba pikemat aega selle tee, et mängida Eesti riik, Eesti rahvas Venemaa vastu välja, kasutada Eesti riiki, Eesti rahvast, Eesti kultuuri, Eesti keelt, kõike seda riiki, seda olustikku, seda ühiskonda, mis meil siin on, instrumendina Venemaa vastu, nii, mängida see välja Stratkomi kaudu kui Eesti suurim turvagarantii. Me oleme siis kaitstud, kui me kõige rohkem kogu aeg tallame seda Stratkomi pedaali Venemaa suunas niimoodi, et torgime karu oma väikese hambatikuga, siis me oleme kõige rohkem kaitstud üldse. Nii. Ja kui sinna panna veel kogu nii-öelda Eesti-Vene suunaline selline hirm ja äng, nii, ja seda pidevalt kogu aeg, kuidas öelda, toita igapäevaselt uudiste ja uudiskajastuste ja kõikvõimalike propagandavideote ja dokumentaalidega, igapäevaselt kogu aeg lusikast niimoodi aktuaalsest kaamerast, välisilma dokist kogu aeg niimoodi rahvale anda niimoodi, et see on teie peamine vaenlane, kelle vastu see meie valitud tee on kõige parem ja kõige efektiivsem. Nii. Siis tulemus ongi see, mis me praegu siin on. Tulemus on see, et on suudetud välja mängida see NATO struktuur, NATO poolt põhimõtteliselt ka ideoloogiliselt kaaperdatud poliitiline ladvik, nii, selle ideoloogiliselt kaaperdatud poliitilise ladviku programmid, mis kaasa arvatud täiesti moraalsetes küsimustes, üldsegi mitte sõjalistes küsimustes, tuginevad sellele samale NATO ja välisriikide propagandale. Sa siin saate alguses rääkisid sellele, kuidas idee on panna ikkagi nagu homolipp püsti Kiievisse. Ja siin pandi homolipp püsti Eesti Vabariiki. See on märk, see on ühtede globalistide, sektantide märk sellest, mis riik on nende oma. See on sümbol. Nii. See on sümbolväärtusega asi, et kui sul siin vikerkaarelipp või mingisugused modifikatsioonid, tont teab millistest perverssustest, mis sinna värvidena selle algsele vikerkaarelipule peale keevitatakse. Kui seda lippu sul ei refi, siis ei kuulu sa ideoloogiliselt ja strateegiliselt selle NATO nii-öelda gestalti juurde. Ja Eestis on see tehtud. Eestis on see ära mängitud. Eestis on see sama NATO argumendiga, et muidu meid ei tullata kaitsma, kui me seda ei tee ära välja mängitud. Ja väga paljud on selle alla neelanud. Selle samale argumendile toetades, et aga muidu ei tulda meid kaitsma. Nii. Aga võtta nagu väga lihtsalt lahti, et mis siis on? Siis Eesti rahvas, Eesti üldsus, Eesti inimesed, Malle ja Kai ja Rein ja teised peavad aru saama sellest, et teid on ninast veetud. Teid on mängitud instrumendina geopoliitilise agenda raames Venemaa vastu.
Te olete instrumendiks, kogu Eesti riik, kogu eestlaseks olemine, teie kultuur, teie rahvuslikud väärtused, keel, kõik on instrument selleks, et ühele globalistlikule seltskonnale mängida teid nagu kirpu, tülikat kirpu kogu aeg Venemaa vastu. Nii. Ja sellest, mis teist saab, kulla inimesed, mis teie saatus selles on, seda, kuidas öelda siis, sellest hoolitakse null. Nii. Sellest ei huvita mitte kedagi. Te olete muda sõjaväe saapa all, kui hakkab peale mingisugune sõjategevus siin. Ühed tulevad üle ja teised tulevad üle. Te olete muda nende inimeste arvates. Mitte kedagi ei huvita teie väike eestikene. See, et eesti keel, kultuur, rahvus võiks säilida läbi aegade. Mitte kedagi. Ja ma olen osaliselt veendunud. Mõned võivad olla lihtsalt ka nagu kuidagi kahe vahel ja natukene nagu piiratud mõtlemisega siin ladvikus. Aga olulistel võtmepositsioonidel, ma arvan, on inimesed, kes tegelikult mõtlevad täpselt samamoodi. Et selle rahva saatus, see ei lähe neile lihtsalt korda. Nii. Oluline on lihtsalt täita ära see geopoliitiline nõudlus, toimida siin Venemaa vastase sellise kirbuna, pideva nii-öelda võimalusena Venemaad torkida, tekitada, kui vaja, siia uus sõjakolle, millega nii-öelda Venemaad nõrgestada, kui vaja, lasta siia peale jälle miljardeid ja siis, kui see kõik läbi on, siis, kui vaja, tuua siia mingit teist rahvast, kes võib-olla on isegi palju rahulikum ja palju mõistlikum veel nende eesmärkide suhtes, kui praegune Eesti rahvakene seda kunagi on. Nii. Ja see ongi see olukord, et lihtsamini mina ei suuda seda seletada. Mina suuda seda lihtsamini seletada, et eestlased aru saaksid sellest, et teid on kasutatud vahendina. Te olete mateeria nendele globalistlikele transatlantiliste võimukeskustele. Nii. Te olete nukud, te olete nupud malelaual, te olete ettureid võib ohverdada nii palju, kui vähegi vaja on. Nii. Keegi ei hooli teist. USA ei ole meie sõber. Meie lääneliitlased ei ole meie sõbrad. Palun jätke selline infantiilne ettekujutus ära. Kuidas sa ütled, et Boris Johnson sõitis Kiievisse ja ütles, et poisid, et ärge andke alla. Ärge alla veel andke. Tuleks edasi sõdida. Nii, sellised sõbrad on Ukrainal. Sellised sõbrad on Eestil. Nii. Ja sellised sõbrad, kes Jalta ja Potsdami järgselt andsid Eesti ja kogu Baltikumi ilma igasuguse jutut ära Nõukogude terrorirežiimile. Mitte ilma igasuguse jututa. Nii et sellised on teie sõbrad. Need ei ole sõbrad. Te olete huvide mängukann, te olete vahend, teid mängitakse ära. Ja me peame üles ärkama sellest. Me peame aru saama sellest. Me peame rahvana sellest aru saama ja oma poliitikaid, kaasa arvatud välispoliitika ja julgeolekupoliitika realiteete vormima sellest arusaamisest lähtuvalt. Ja ma arvan, et üks peamisi probleeme, mis meie ladvikud puudutab, on see, et ega nad ei usu ka enam Eesti iseseisvusesse. Nad on leppinud sellega, et sa saad olla kas ühe või teise isanda teener, aga et me saaksime olla iseseisev riik, iseseisev rahvas päriselt. Rahvas, kes otsustab oma julgeolekupoliitiliste ja geopoliitiliste valikute üle ise, arutab vabalt ja rahulikult nende üle ise. Et sellist usku meie ladvikul enam ei ole. Ja see tuleb ju kohe välja, niipea kui need NATO teemad või ka Venemaa teemad siin, nad on ju põimunud omavahel, tulevad, kas või see sama, mida Varro Vooglaid eelmises Fookuse saates välja ütles,
täiesti rahulikult arutades nende asjade üle, et kuidas siis meil on, milline reaktsioon see tuli sellele ja see ei tulnud ju ainult sugugi kuskilt Delfist või kuskilt ainult sellest liberaalsest leerist, vaid ka paljud nii-öelda rahvuskonservatiivid olid ju väga, väga nördinud selle peale, et Henn Põlluaas näiteks praegu Isamaa poliitik ja kes siis ütles, et meil ei olegi muud valikut, et kas on NATO siin või on Vene kirsa. Või siis Jaak Madisson, kes on praegu Keskerakonnas sotsiaalmeedias, siis ka võttis selle saate ja konkreetselt just Varro välja, ütleme see jutuks koguni postitas klipi sellest saate lõigust ja deklareeris, et meil ei olegi ju muud valikut, kas siis olla, oma sõnadega seda mõtet annan edasi, et kas me räägime siin tõesti NATOst, kes meid kaitseb, või on siin see, mida Varro tahab, Vene baasid, Vene sõjaväebaasid. Et ühesõnaga, et kui sa tood üldse lauale need julgeolekupoliitilised, geopoliitilised teemad, need valikud, need mõttekohad, siis sa juba tahad sellega Vene sõjaväebaase siia. Vaata niimoodi on lood. Et tegelikult sellega ju tapetakse igasugune mõistlik arutelu ära, argumenteeritud arutelu ära ja see on puhtalt ainult ühe seltskonna sellises ideoloogilistes huvides ja nagu ma ütlen, et siis Eesti Ladvik ei ole siin ka mingisugune iseseisev kujundaja, otsustaja, et ollakse ennast naha ja ma ütleksin ka saba ja karvadega müünud maha praegustele lääne jõukeskustele, globalistlikele isandatele, ei taheta olla Vene isandate teenistuses, ei usuta, et võiks olla üldse iseseisev riik, et pigem siis teenime neid lääne isandaid ja mida siis need lääne isandad ütlevad. Et kõigepealt nad ütlevad seda, et Venemaa ei ole mitte midagi rohkemat kui tuumarelvadega bensiinijaam. Ja siis nad annavad poistele siin tuki kätte, ütlevad, et kuulge, et minge röövige seda tuumarelvadega bensiinijaama natukene, et vaadake, mis palju kätte saate sealt. Et tegelikult sellist poliitikat ajades, nagu Eesti Ladvik on juba pikemat aega ajanud, ju tegelikult pannakse kaalule kogu meie riikluse ja rahvuse tulevik. Ja nagu me kuulsime praeguselt välisministrilt Margus Tsahknalt, siis ta ütles, et Eesti ongi valmis panema oma naha mängu. See on mingi ingliskeelse vastava väljende, siis nii-öelda maakeelne versioon ja ega siis Margus Tsahkna ei rääkinud oma nahast. Ega see ei tähenda, et Margus Tsahkna läheb rindele, paneb kiivri pähe, võtab relva kätte, läheb kaitsma Eesti vabadust või siis Ukraina vabadust. Ta räägib ikka teiste inimeste nahast. Ta räägib meie rahva nahast, mis siis viiakse turule. Et senikaua, kuni see suhtumine Ladvikus selline on, ei ole ka tegelikult mingisugust sisulist arutelu, mõtestatud arutelu võimalik oodata, et inimesed saavad oma keskis arutada ja rääkida loomulikult, aga mingisugune ühiskondlik arutelu reaalselt selle üle, et mis on meie valikud, mida me peaksime tegema, et seda ma ei näe, et seda ka tulevikus, lähemas tulevikus võiks olla. Jah, kui me näeme praegu selle Ukraina sõja narratiivi kokkuvarisemist, siis Stratcom ilmselt natukene vaikib, mõtleb järgi ja tuleb välja mingite uute teemadega. Täpselt nii nagu COVID-i lõppedes ja siis selle sõja alates vahetati lihtsalt plaati, aga plaadi pealt see muusika tuli nii-öelda. Et nüüd pannakse uus plaat peale mingisugune, mida on vaja panna, eks me näeme, kuidas nad manageerivad. Ja meie ühiskonnas ka ei muutu mitte midagi, senikaua kuni tegelikult inimesed ise ei ärka, ei ütle, et nüüd aitab, ei taha enam kuulata seda teie propaganda narratiivi, me tahame tegelikult rääkida, kuidas Eestil võiks minna paremini. Et kas meil on vaja pidevalt siin olla siis kellegi teise provokaator? Kuidas me tegelikult võiksime oma julgeolekut tagada?
ja ma ei räägi seda sugugi selles mingisuguses naiivses arvamises, et Venemaa on lihtne naaber või et umbes, et sõbrustame ja siis ongi kõik asjad korras, et ei ole. Me oleme nii pisikene rahvas siin Läänemere kaldal, nii pisikene riik, ütleme Venemaa, praeguse Venemaa Föderatsiooni jaoks, et see ei ole niimoodi, et me nüüd kuulutame ennast äkki kuidagi, ma ei tea, neutraalseks või vahetame oma retoorikat ja siis kõik ongi hästi. Et ma ei usu, et see nagu väga palju midagi muudab. Aga me peame lihtsalt mõistma ka seda, et kindel tee oma riik hukatuse saata või selle riigi jäänused, mis veel alles on, need formaalsused, mis veel alles on ise käituda provokatiivselt, omamata tegelikult üldse mingisugust reaalset kaitsevõimet, omamata erinevalt Ukrainast. See suur vahe on siiski meil ja Ukrainal, et Ukraina siiski suudab panna 100 000 mehi välja, keda rindele saata, et meil ei ole sellist kontingenti. Nii et ma arvan, et meil tuleb ühiskonnana tegelikult arutada selle üle ja mõelda selle üle, mis on meie võimuses üldse, kuidas seda olukorda siin muuta meie jaoks turvalisemaks. Et loomulikult on maailmas alati olemas suured jõud, suured riigid, suurriigid teevad oma kokkuleppeid ja ega Jalta ja kõiki neid äraandmisi, ärakinkimisi, nende kordumist vältida või välistada tulevikus ei saa. Saame näha, mis nüüd sellest Ukraina asjastki saab, et kindlasti Ukraina nüüd ära kasutatuna heidetakse kõrvale, jääb mingitest oma territooriumidest ilma, jääb lõplikult ilma 100 000 inimeludest, eks ole, kes on langenud selle sõja käigus, aga ta peab siis ikkagi kuidagi edasi minema. Aga loodame, et vähemasti Eesti lähitulevikus ei satu sellisesse olukorda ja kui see on nii palju, kui see meie võimuses on, katsume seda hoida, et see nii jääkski. Kahtlemata tuleb Eestis selgelt alustada ja kuidas siis öelda, ka lubada sellist diskussioonikultuuri, kus me ei räägi mitte ainult plaan A-st, vaid me räägime plaan B-st, me räägime plaan C-st. Et me ei räägi mitte ainult NATO liikmelisusest Eesti välispoliitika turvalisuse garanteerijana, vaid me võime vabalt siin ühiskonnas diskuteerida erinevatest variantidest, riigimehelikult arutleme, millised võiksid olla Eestile kõige soodsamad variandid. Ja see nii-öelda dihotoomia, topeldatus, et meil on ainult 2 varianti, kas NATO liikmelisus või Venemaa kirsa siin Eesti pinnal. Ja need, kes pooldavad NATOt, need ei poolda Venemaa kirsat ning need, kes ütlevad, et võib-olla tasuks diskuteerida selle üle, et kas me peaksime kuuluma NATOsse või mitte, nemad automaatselt pooldavad Venemaa baase. Baaside leping 2.0 1939 põhimõtteliselt. Nemad on Pätsi vaimsed järglased. Ei ole. Ei taha mingeid baase siia. Ei taha mingit Venemaa kirsat siia. Just nimelt selle pärast me peame arutlema seda, et Eesti säilitaks iseseisvuse ja mitte kunagi ei tuleks siia mitte ühtegi baasi. Me ei saa loomulikult välistada seda, aga meie eesmärk peab olema see, et Eesti säilitaks iseseisvuse. Nii, kuidas seda kõige paremini teha, see peab olema meie eesmärk. Ja me peame valima vahendid selleks eesmärgi täitmiseks. Et see diskussioon tuleb maha pidada, aga seda diskussiooni ei saa pidada mingisuguses dogmaatilises keskkonnas, kus lihtsalt on olemas Stratkomi tõde ja siis vale. On olemas ametlik narratiiv ja siis kõik need, kes ülejäänud on putinistid ja Kremli käsilased. Niimoodi ei saa seda asja teha, et väike riik peab tegelikult mõtlema paindlikult ja peab mõtlema nutikalt, peab mõtlema reaalselt niimoodi, kuidas ta saab üle elatud rasked ajad. Ja iga arvamus siin tegelikult on väga olulise kaaluga.
meil ei ole sellist diskussioonikultuuri ja kõige olulisem on see, et seda diskussioonikultuuri üldse algatada. Muuseas siin Objektiivis oleme seda viljelenud aastaid. Aga ma arvan, et tänases saates on räägitud päris pikalt. Ma tänan sind, Veiko, selle arutelu eest ja soovin teile, head inimesed, kõike head.